küsimus. Kui palju tegid proovi liikumise harjutamiseks? Liikumise mõtlesin, et ma ei teegi, sest veidi kaabel oli seal mingi. Aga tegelikult ma tahtsin alguses endale väga taustada tantsijad, aga keegi ei nõus ja ma ei võtnud. Ja siis ma mõtlesin, et ma tahtsin ainult refrääni. Väga tore. Nüüd kuulame ära ka kohtunike arvamused. Kõigepealt kommenteerib esitust Mai Tõnis. Nii, nüüd on kuulda. Lady Gaga siis, jah? Mis mina nägin, oli üks tohutult julge neiu lava peal, kes tegi seda hoolimata tantsutüdrukutest. Ma kiidan sinu loovalikut, mis oli päris julge ja kiidan seda, et sa tegid selle ilusasti ära ikkagi. Kuigi sul võis alguses natuke jube olla, et sa oled üksinda, sa oled esimene. Üks nõuanne, liiguta julgelt neid käsi ja tee seda pöörast, mida Lady Gaga ikka teeb. Alguses väga-väga tubli. Aitäh! Järgmiseks kommenteerib Veronika Uibo. Ma arvan, et Adriana, sinus olid olemas Lady Gaga tantsuliigutused, see Lady Gaga kõrg ja pisut ülbe emotsioon, aga eelnevast kohtunikust ma arvan, et ma olen näinud sind julgemana ja ma arvan, et praegu sa lasid ennast sellel esinemisel natuke segada, et sa olid esimene. Aga sellegipoolest väga lahedad tantsuliigutused ja miks sa mind ei pannud taustatantsijaks? Minu käest ei küsinud. Aga väga tubli. Järgmisena ütleb arvamuse Andrus Kürt. Esimene on alati kõige raskem olla, tean seda ka ise ja tegelikult kui ma seda videot alguses vaatasin, siis ma mõtlesin, et kas tõesti, et see oli väga vulgaarne video ja ma mõtlesin, et kuidas seda teed, aga tegid selle isikupäraseks, liikusid hästi ja tõesti oleks tahtnud näha seda numbrit ka taustatantsijatega. Järgmisena ütleb arvamuse eesmisi. Jälle see olid esimene kui eelmine kord. Ma ei tea, ma ausalt ütlen, et ma ei ole selle laulu videot isegi näinud. Aga mul oli väga tore liigutusi, võiks natuke rohkem olla. Aga mul oli ikka tuli. Järgmisena tulevad lavale Oliver Madissoo ja Risto Haden Nexuse hitiga Nii kuum.
kommenteerida. Hea päev! Nii, ja nüüd kuulame Mart Viga arvamust. Esimesena paluks Veronika Uibo. Nii, kiidan laulu valikuid. Ma olin ise paras jõnglane sellel ajal, kui see laul populaarne oli, nii et tänan selle nostalgia. Siis me olime mõlemad jõnglased. Ja millised liigutused. Ja ma arvan, et te kannate need leidid isegi paremini välja kui mõni neiu. Järgmisena kommenteerin Maidis. Jah, ma arvasin, et ma millegipärast ma räägin viimasena, aga ma nii palju siia kirja panin. Oli suurepärane lähenemine, oli kohe esimene asi, mis ma kirja panin. Absoluutselt, ma tean teid kooli pealt, ma teid otseselt väga palju õpetanud, ei ole. Aga see, mille te praegu tegite, meil lihtsalt mõnusalt šokeeriv, väga lahe. Mulle läks väga peale ja see, kuidas te liigutasite. Kiidan sääre jooksule. Aga jah, ma olen tegelikult suhteliselt sõnatu. Et ma võin kirja kaks asja, et suurepärane ja äärmiselt julge. Aitäh! Mul ei ole lihtsalt sõnu. Kusjuures ma tahtsin, et seda teevad poisid. Aga kui ma nägin, ma mõtlesin, kas see on ikka poisid. Lihtsalt, ma ei tea, mõtistult sõnatuks ja super. Aitäh teile. Kati-Liisa Nobre tuleb lavale lauluga Elina Born Miscalculation. Spotlight, I ain't gon'
millised on esinemist näited? Siis kommenteerib Andrus Punt. Ma olen seda laulu kuulnud ja ma olen seda laulu videot ka näinud, tegin enne korraliku eeltöö ja siiamaani peaks ütlema, et üks parim koreograafia, väga tubli. Järgmisena kommenteerib Elis Pesek. Tubli oled. Alguses sa ikka kartsid välja natuke ikka, et alguses, kui sa tulid lavale ja mis ütlesid välja, mis oleksid hästi öelda. No, su käed olid kogu aeg paigal mikrofoni juures, et sa võiksid ka vahepeal kätega midagi sellist teha ja lõpus sa läksid juba natuke julgemaks ja nüüd käed juba tulid ka natuke liigutusse. Aga ma tuli. Ütleb arvamuse Veronika. Ma pean tunnistama, et ma ei teadnud sellest laulust, lauljast ega videost enne mitte midagi, aga ma võin julgelt väita, et pärast sinu väga lahedat etteastet ma lähen õhtul koju ja kuulan seda uuesti. Sinu etteaste kohta nii palju, et vau, kui julge. Sinust õhkab mingit teatud enesekindlust ja sind oli väga lahe vaadata. Ja ma arvan, et kuigi sa ütled, et sul oli lava närv enne, siis ma arvan, et iga esineja tahaks olla sama julge laval kui sina. Viimased ütleb arvamuse Mait Leis. Vastupidiselt kõrvalkohtanikul just jälgisin mina Elina Borni arengut Superstar saates väga huviga, kuna tema ise on pärit Lehtsest, kust ka minu vanaema pärit, et mul tekkis ka huvi ja nüüd, kui ma sind vaatasin, siis sinus oli seda midagi, Elinaligu küll. Ja mulle meeldis see, et sa tulid lavale naeratusega. Isegi kui sa olid närvis, siis mina seda ei näinud väga. Et ma ausalt olen sinu fänn praegu, sest sa tegid väga tihti seda. Kõik need liigutused ja kõik see oli täiesti olemas. Aitäh! Ronja Juurma, Annabel Tats ja Lisette Liiv esitavad Push-Upi lugu Ämblik mees.
kuidas me ette valmistasid siis? No, üks proov ja kui sedagi ja tuli vist, meil see veetiimisega me tuleme nagu lavale ja muud ei midagi. Muud ei midagi. Nüüd on jälle kohtunike arvamusaeg. Mida arvas sellest esitusest eesmese? Ma jälle kordun, mõtlen, ma jälle sõnatan. Ei, ma tegelikult, ma tean esimene, see oli lihtsalt eriti looja liigutused. Lihtsalt ja Nüüd teavad arvamust Veronika. täiesti pöörane. Aitäh! Ma olen täielik nostalgiafriik ja te võite ette kujutada, kui sillas ma olen selle esinemise pärast. See on nii lapsepõlv. Ja Me täname, see on meie lapsepõlv ka. seda liikumise tagasite väga hästi. Minu mäletamist mööda vist oligi, et need kaks tüüpi vehkisid elu eest ja siis push-upi laulja, eeslaulja Margit, mis oli jah, vist oli Margit. See on geenius, ma nii Tema oli selline koha peal kaks tibi, väga hästi tabatud. Viimastele kommenteerib Andrus Vint. Andrus, ole minu lemmmees, mu juurde enda üle See on üks neist esinemistest, mida ma tahan nüüd kohe uuesti kuulata, nii et Viimasena kommenteerib Vaide Insu. Kui mina seda lugu omal ajal 7 vaprast esimest korda nägin, siis mu pilk oli naerutatud sellele naislauljale, sest see oli lihtsalt tollel ajal nii harukordne. Ja see, mis sa praegu tegid, oli täiesti väga hea. Ja mida ma tol ajal üldse ei märganud, olid need mehed seal juures, aga täna ma neid mehi märkasin. Väga hea, väga hea. Nii et hästi nähtud. Pitchisi hitiga Teine laev tulevad lavale Andi Poolak, Ervin Kivi ja Erich Kivimäe. Thank you.
nii, kuidas nüüd öelda, et see ütleme, et 3 minutit +/–5. Nüüd küsime kohtunike arvamust. Esimene arvamus ja Veronika Uibo. Ebareaalne. Ma mõtlesin seda, et millised machomehed. Aga seda kõige paremas mõttes muidugi. Väga lahedad tantsuliigutused peaks. Klassikalised. Jaa, täpselt just, et igalühel ei ole sellist annet, eks ole. Aga aitäh selle eest, ma pole kaua aega nii südamest laenud. Väga lahedad tüübid olete. Palun. Tänan. Järgmisena teenib esitlus Saarlus Põld. No kui kusagil on Andi pooleks, siis on teada, et saab nalja ja ma ei pidanud taaskord pettuma, et nalja sai kõvasti. Kui nüüd vaadata neid kõiki 3 koos, siis see oli lihtsalt suurepärane trio. Oli näha seda, et need liigutused läksid siiski mingil määral kokku. Ma usun, et natukene rohkem kui 3 minutit sai teenitud. Aga tõesti, et ma naersin südamest. Ma usun, et kui ma täna siin lõpuks lakkuni koju lähen, siis mu kõhulihased on valusad kõikide nende suurepäraste etteasjade tõttu. Aitäh teile! Aplaus Pündile! Nüüd ütleme arvamus esitluse kohta Mai Teenison. Mis mina tahan kiita, pikk noot tuli hästi välja. Ilusti. Hästi hääl kannab. Ilusasti ja liigutused olid ka tublisti tehtud. Mulle jäi sellest esitlusest meelde selline hea energia ja esimene mõte, nalja mõte, mis mul heas mõttes pähe tuli, et on ikka kuumanda teisi mehed, nii et tubli. Viimasena ütleme arvamuse Elisabeth. See oli täiega võimas. Siis õhkas sellist energiat, et tahaks ka tavalised liigutusi kaasa teha. Palun üle lubamist. Lükkame täna natuke ja ma tulen natuke siia poole ja siis siin vahel on siuke päris siuke mõnus ruum, kus sa mahuksid hästi. Tule siia lavale. Kus täna ikka tule maa. Aga äkki ikka tuleb. Aga kui Toomas minu kõige vasakumal käel küsib ilusti, kas see siis tuleb? Toomas küsib nüüd. Kas või korraks, tule nüüd! Tule nüüd! Korraks! Sulle ja proovi kaasa ka. Alustame kergelt sellised pöidad püsti, sest see on väga tore laul. Ja nüüd alustame vasakul. Ja nüüd pikad käed. Stay alive, stay alive. Stay alive, stay alive. Ja nüüd pika noodi ajal teeme topeltriim hängisete. Ülesse, alla, üles ja alla. Stay alive. Tantsuliigutused, mida saab igal pool rakendada, et ise ma kodus ka tantsin, kus läheb niiviisi.
oleme 2 üllatusesinejat ning nendest esimene tuleb lavale kohe nüüd ja ütlen ka kohtunikele, et see on esineja, et siis neile ei jätta punkte ja Marko Tasane, Vaido Niigaus ja Naeretus. Aga me tahaks tänada meie tantsu koreograafe, kelleks on siis Magnus Paaliaks. Aplaustame. See esituse võistlema küsiksime ikkagi kohtunike arvamust. Kuidas meeldis see esitus Andrus Võit? Kahjuks selle hinnata ei saa. Järgmine kord kindlasti osalege. See tundus alguses nii vale, et 2 artisti kokku panna, aga tuli välja, oli suurepärane. Mida arvab esitusest Männiis? Ei, no Kristof, mis liigutused, pea juust. Ja Martis on seda, Marko Tasas on seda, on nii, et väga lahe. Äge oli teid vaadata, hoopis midagi muud, nii et väga lahe. Kuidas kommenteerib esitust eestlase? Hästi, väga hästi tuli välja. Aga mul on küsimus, miks ei tahtnud osaleda? Miks ei tahtnud tõesti etturit kindlaks? Ma oleksime kindlalt võitnud muidu. Aga järgmine tuleb kindlasti proovida. Nüüd avaldab oma arvamust Veronika Võigu. Ma olen nõus Andrusega, see oli nii vale. Aga selles
mõttes väga hea töö, et te suutsite kaks täiesti ebameeldivat inimest meeldivaks teha. Meie järgmine võistlusnumber on Jagu Kreemi juulikuus lumi on maas ja seda esitab Stella Leinus.
nii, teeme nüüd niimoodi, et kohtunikud räägivad kõik nagu sealt sinna nagu järjest. Ehk siis esimene on Mai Tõnisoo. Ahaa, meil on see mikrofon just ees olnud vahepeal. See kontrast oli nüüd päris võimas, eks ole. Selles suhtes, et meil oli siin naeru nabani ja siis tuli järsku niisugune tõsidus ja niisugune hästi ilus lugu, mis mulle on alati meeldinud. Ja mulle meeldis, et sa ei teinud sellest klounaadi. Et sa tegidki seda selle sama loo tõsidusega. Nii et minule sinu esitus meeldis ja mulle meeldis, et sa andsid endast tegelikult kõik, mida sa sellel hetkel praegu anda suutsid ja sul sinus on seda veel, nii et ole julgem veel, aga väga tubli. Aitäh! Ma olen hästi nõus eelneva kõnelejaga, et sa võtsid asja tõsiselt, sest Jaagu Kreem on tõsine inimene ja selline artist, keda võikski tegelikult tõsiselt ka võtta. Mulle meeldis, et sa olid oma keha hoiakuga vaeva näinud sinu laulja nagu Jaagu. Hoiab kahe käega mikrist kinni, jalg taksub rütmis, ise täiesti natuke eemal olevaga, nii sünge ja tõsine. Võib-olla ainus nõuanne, kuna tegemist on rocki lauluga, ja siis kuna lõpp oli pisut raju, siis Jaagu on ka ikka päris raju seal lõpus, et oleks võinud juustega lehvitada, mis iganes. Aga võib-olla oli puudu see monitor, et tavaliselt kontsertil Jaagu monitor ees, siis ta paneb oma jala sinna peale ja siis selle monitori peale, jah, ütleme nii, et monitori süü, et seda ei olnud. Anda tõsta. Jah, just. Kohe, kui sa sisse tulid, siis tegelikult tagant tunduski, et ohoo, kas see nüüd Jaagup, sest ega Jaagup ei ole ju ka eriti pikk. Tal ongi tavaliselt selline must tumedam pintsak peal ja täpselt see, kuidas see jalutsus, liikumus, see tegelikult, need olid Jaagupi liigutused ja mina jäin väga rahul selle esinemisega. Üks žüriid on siin ühed sama meelel ja ma siis ka kordan, et sa tõesti väga Jaagupi moodi. See jalg, see on lihtsalt siia tubli oled. Järgmist on võistleb meie treenerina Siimumaa, Timiga Marko lauluga teisest kogu. Let it go, let it go.
mul sulle selline küsimus, et sul olid siin nii efektid, et kas need efektid tegid kuidagi nagu lihtsamaks seda esitust? Pingel ikkagi. Niisama. Nii, palun kohtunike kommentaarid. Ausalt öelda see esitus jättis mul täiesti suu lahti selles suhtes, et ma täiesti nagu, ma Demiga vaatan muusikat eriti ei kuula ega ei tea, aga see, mida jah, vabandust, aga tõepoolest see, mida sa tegid, see oli nagu tõepoolest nagu lausa video või ma tõesti vaatasin suu lahti, et nii suurepärane see väga kaunis näeb välja ja sa laulsid väga ilusasti, nii et mul on ainult selle sõnum, sa tõesti avaldasid muljet mulle. Kõigepealt aplaus sinu abilistele, kes selle etteaasta nii efektseks said. Erinevalt eelnevast kohtunikust on Demi Lovato minu üks praeguse lemmikuid ja nii, et minu poole muidu sa juba loo valikuga võitsid. Ja ma kiidan sind selle eest, et sa pühendusid täielikult sellele, sest ma tean, kui palju sa harjutasid selle jaoks ja ma ei tea, kuidas sa suudad olla nii, ma ei tea, keskendumisvõimeline. Jah, ma küll sisimas lootsin, et sa teed seda kitarriga ise. Aga järgmine kord, palju. See kõik siin oli tegelikult mulle vähemalt tundus, et see kõik oli nii toodud hästi läbi mõeldud. Kõigepealt see, et kaardinad läksid ette, et ainult sinule oli see kogu fookus ja tähelepanu, et ainult sina olid seal kõige keskmes ja siis, kui need helmed hakkasid lendama alla ja kõik see ilus kleit ja kõik väga läbi mõeldud esitamine oli suurepärane. kõik oli sinu, et tume helve ja see kaardina, see tekitas nagu siuke ma ei ole kuskil taga, ma ei ole sul piisavalt kodus valist mugavalt arvutada ja vaatan videot. Et jah, super, aitäh! Nüüd on Mariki jutu, keda kehastab Marika Voogla ning esitab laulu Lõpuke.
oleks proove, et seda aega, et seda tantsu harjutada? Kui ausalt öelda, siis ma hakkasin vast ära õppima seda kala. Ja me kõik oleme kindlasti näinud Koit Toome versiooni sellest samast esitusest, et kuidas sulle see meeldis? No ikka hästi. Lähe oli. Ja kas me saame nüüd kohtunike kommentaarid? Ikka saab. Riietus väga üks-ühele suurepärane valik. Mis mulle veel meeldis, oli see, et olid eriefektid, olid isegi siin tirelid ja hüpped ja kargamised. Mis kindlasti väsitas, oli see meeletu hüppamine, eks. Aga ma kiidan teid selle eest, et te sellise asja ette võtsite. See ei ole suuri lihtne teha, samal ajal niimoodi laulda ja tantsida, nii et väga julge lauluvalik, tubli. Töö olete tõesti nupukesed, sellised armsad ja ilusad ja väiksed ja ninu-innud. No selles ma ei hakka rohkem rääkima, riietus, liikused, kõik väga hea. Ma tahaksin välja tuua selle, et kiidan teie koostööoskust. Selles mõttes, et nii ääretult lihtne oleks seda teinud, oleks seda olnud teha üksinda. Aga teie olite kolmekesi ja sujus muidugi väga hästi liikumine ja tants, nii et toon selle poole välja väga tubli. Mina avastasin selle loo alles Koit Toome esitluses. Nii et ja sellelt on see lugu mulle surpriisid võõras, aga kui võrrelda seda sellega, kus Koit Toome selle tegi, siis ja ta ehk siis selle originaalpalaga, siis on näha seda, et sinu kostüüm on ääretult sarnane. Kogu see hüplemine ja karglemine lisas juurde efekti. Tegelikult ma natuke nootisin veel rohkem hüplemist ja karglemist, aga sellegi poolest väga tubli esinemine. Mulle väga meeldisid Marikese taga Tiiu moodi. Just need, ma ei tea, täitsa sarnane ja need liigutused ja karglemised ja hüplemised ja väga tublid. Nüüd tuleb lavale Itaga Maria Naoga Bakari ja teda kehastab Anne Sõnindorf.
sa olid laval täiesti üksi. Kas sa arvad, kas sul oleks tulnud see esinemine lihtsamalt, kui sul oleks olnud näiteks taustatantsijad? Ma ei tea. Ja palun kohtunike kommentaarid. Mulle endal see laul jubedalt meeldis, eriti siis, kui see eriti aktuaalne oli. Ja Itaga Maria meeldis mulle selles videos tohutult, et sa meenutad teda väga hästi. Liigutused olid väga head. See roki käsi tuli juurde, hüppamine ja puusanõks, et see oli täitsa õige koha peal. Ja mida ma oleksin võib-olla tahtnud, oleks olnud see mingi selline kas juhustega vehkimine või mingi hull pöörasus juurde sinna, mis oleks seda rokki väljendanud veel kõvemini, aga sa olid super tubli, nii et see oli kõva ettevõtmine sul, nii et see väga hästi kiidab. Sinu etteastet vaadates ma ei mõtlenud mida õhtu edasi, seda enam ma veendun selles, kui head parodeerijad on meil siin Raatuse koolis. Suurepärane etteaste, Anna-Liisa. Imetlen siin selle eest, mis sul jalas on. Kontsakinga! Mina sellega hakkama ei saaks. Väga lahe. Ja joodeldamine on väga hästi välja. Väga ilus. See, kuidas naised kontsakingadega käivad, see on üks veel 7 maailma imest. Ja eriti uskumatu on see, et nendega saab veel liikuda ja tantsida ja hüpelda ja karata. Selle eest kohe lisapunktid, sest see tundub ääretult raske. See lugu on äärmiselt kaasakiskuv, siin on mul liigutused ja sellised loiud, sa ise elasid selle loolega kaasa, tõmbaksid kogu publiku kaasa ja järelikult sa said ääretult hästi hakkama. Mulle endale meeldib see laul väga, see oli vahepeal lihtsalt laulu seda kõrist, kui vaba aeg on. Aga jah, küsimus, et kas sul nende kontsertidega mugav on või sa kuidas tunned ühesõnaga? Ma ei tea, ega ta nüüd ebamugav ka ei ole. Ma olen juba väiksest peale nendega harjutanud kontsertidega kõikimisel. See meeldib, ma olen ära harjunud. Sa nägid väga hästi välja selles mõttes, et nagu Itaga Maria ja väga kuhjale. Aitäh sulle. Johanna-Maria Sillaossa esituses ja Nõmme Marsa laul Rene.
Sina tegid meil suisa 2 numbrit ja esimeses numbris sa tegid Lady Gagat ja praegu sa tegid Bruno Marsi. Ehk siis, kui suur vahe on teha meest ja naist? Mehel on ikka rohkem meheliigutused ja naised on niisugused graatsilised ja Palun kohtagi kommentaarid. Adriana siis kutsus mind praegu täiesti kahviks lüüa ausalt. See, mida sa siin ees tegid, see kõik, tead mul on praegu väga raske sõnu leida, sest see kõik mulle väga meeldis. Esiteks valisid mu ühe lemmiklauludest. Teiseks sa näed väga lahe välja ausalt. See, mida sa tegid, sa laulsid ise kaasa nii hästi ja sul olid kõik sõnad nii, suurepärane. Inglise keele õpetajana ma kiidan sind, hääldus oli ka hea. Nii et ausalt väga tubli, ma kiidan. Adriana, ma pean ikka uuesti südamelt ära ütlema selle, et sa oled nii hea näitleja. No on ju. Sa tuled lavale, sa näed vaeva, et omale need atraktsioonid sinna ehitada, sa alustad sealt nagu muusikavideosega tuleb, kuskilt rüüsti. Sa näed vaeva sellega, et anda edasi selle laulu ja originaal-laulu emotsioon. Võib-olla, kui nüüd natuke lõidab, siis kuna see laul on nii dramaatiline, et sa lõpuosas ma vist oleks oodanud, sa, ma ei tea, laskud põllin ja nutad ja röögid ja ahastad. Aga see pikaliviskamine lõpus oli tegelikult jah, umbes sama, väga hästi teinud. Ma tahan lisada veel selle pealt, sa oled väga hea liikuja, väga ägedad liigutused. Ja see kaabu teinekord viskas minema ja tantsi kogu südamest, suurepärane. Teine esinemine tuli sul kohe palju paremini välja. Ma ei tea, kas sul on selle looga kuidagi, kas sul meeldib endale see lugu kuidagi rohkem või sa panid rohkem energiat just selleks teiseks esinemiseks, aga see tuli sul kohe palju paremini välja. Või valik on ka see, et võib-olla sulle sobivad lihtsalt meesartistid paremini. Aga see kõik, sinu liikumine, eks ole, läksid oma bändide sekka, kes kõik tahtsid sind meeletult katsuda kuidagigi, kinkisid teile liide, eks ole, kõik see oli nii läbimõeldud ja tõeliselt hea näitleja meisterlikkus. See liikumine, sa läksid seda publikusse, peitsid end korraliselt sinna täitsa taha nurka ära, käisid kõik inimesed läbi, tõmbasid kogu saali enda sellesse loosse sisse. Väga tubli. Sa esined juba teist korda meesrollis samuti. Kas sa kavatsed edaspidi ka meesrollis osaleda? Kus oli see ette rohkem meeldis teha, kas naissoolist või meest? Ma mees natuke oma aastaga, sellepärast, et Lady Gaga on tegelikult meestest. Ma vaatan neid rohkem. Sul on alati sellised hästi toredad liigutused ja eelmine kord ka sul oli meelsus hästi toredas liigutused, olid läbimõeldud ja seekord olid ka ja ma loodan, et edaspidi tulevad sul ka samasugused hästi toredad ja läbimõeldud liigutused. See kukkumine lõpus. Ma hetk kirjutasin, mis sa nagu seisida taustad ja siis pärast ma vaatasin, et kus Adriana tõuses. Aga aitäh sulle!
see on happening nüüd. Aga arvastus siin eelmine sõidame, kus peab mingisugune eelmine siin peres oli lõgi magad maha ja suhu parandada mingi lõgi. Ei tolli nii kõimatada need võtused laadad, et sa põlsis nende kogis nüüd sa teed nii aastat. Rahastada kändi muutud käsitama kui ja tähtis väikene. Kas lõpata nagu tuuma oma näiteks, et sa meelsed kasvad esid või meeldib visiseerida. Kuigi jookul katsa, aga kui meil mingikas ja pihagi juurde. Kas on mingi näiteks siis komisjoni talina? Kohe on palju, et nad teavad, kes on need kuulsaks siin korraldatud riigini ja tegevad. Jõu. Juulistasin teha, Märtina võrsin siis, kuulin sai saalis, et kahvlis tõusu käib, mitte küll keelvaid käib, sest on valime hääl, toorest jõudu ülegi jääb. Olen seadus, olen jumatsõnad üle hinna, kuskil olen laulja kirja nimetada suka, mida küsimus ei ole foon, vastu üks on lahtud teile praase, kunivatsi poole on inimestele kohti veidi kapolt, selline ülbavad ja tõstavad, kui parima vähemale silmalik siga ja ühakoda eritab ma veidi kuskad jotsiga ta valima saada taustamist, kui ma näidasin sitsima, kui hoomik soovis sõlgab lõpus seda lõugas. Kes ei jõudse, siis kõrval tuleb nõuga, kuulja, mis sa lassid juba, mis on sinu mida? Internetis näinud kommida, et on kurvas lumel, sest keegi mõistasid veel, ootab küll kordab see päev, kui appi tõttavad aastad et kaardi kaosin, kaunast tulen suunasin, kõik läheb pidama teab, rüümsed, riidavad või kogutused. Küll kassile kinnismeile kartulasi ütleb, kui tuleb mitte kartulasi ja mitte. Aga siis mul on ohjus jääst ja sinas, tahavad siis kolmani on sulas. Et kaari suures läheb, see on üsna kindel ma tean, ma jääks juurde tühi kui kott, kurb kui pigem lõpp. Et kaar su kiituseks on ma, et kaar su kiituseks on ma, et kaar ja laulge looga, et kaar. Põhimõtteliselt paroodiast, et kas see tegi esituse lihtsamaks või rassemaks? Miks see teistel paroodiina? Ei küsi, miks? Tegelikult oleks see tähelepanu juhtida, et See oli seal videos ka. Aga mida arvavad kohtunikud sellest esitusest? Lausa suurepärane. Oleks nagu omandati Seppa Laivis öelnud, et üks on Eskar. Et suurepärane. Kuidas teil need sõnad nii hästi peas on, et no, absoluutselt üks ühele. Ma annan igaks üks Veroonikule üle, et äkki oskab midagi originaalsemat öelda, aga mulle väga meeldis. Kusjuures ei oska, sest te võite ette kujutada, kui õpetajana praegu kui šokeeritud ma olen. Väga ootamatu, aga ma mõtlesin selle peale, et jess, meil on oma Märt Avan ja Ott Sepp. Ja ma mõtlesin ka sama, et mis mõttes teil on kõik laulusõnad peas. Hea mälu, poisid, väga hea. Hea töö. Ilmselgelt ei ela õpetajad tujurikkusele nii palju kaasa kui noorem põlvkond.
naljast enam aru. Tõsiselt hea valik, et selle võtsite. Kui ma seda vanast õhtu vaatasin, siis ma naersin ennast livarööks. Tõeliselt suurepärane esitlus oli. Eriti mulle meeldis Savisaare lõpukommentaar siis saatejuhile. Seda ei saa mainimata jätta, see oli väga hea. Ja ma usun, et kui nüüd siin peaksid tulema head punktid, siis Savisaare maffia tuleb veel. Mul on ausalt öeldes midagi öelda, aga see esinemine oli šokeerivalt, šoki, hea šoki, halva. Ma nägin, kuidas õpetaja võtsid peades kinni ja oli popil. Olete hästi julged selles suhtes, et ütlesite kõik nagu välja. Esimese pistusnumbrina tuleb lavale Rane Julma Annabel Päts lihtsalt triiv. Kuuldusid triivana ja esitavad laulu Kurvid sulle nähamold.
tegite ka 2 esitusnumbrit, et kumb teile endale rohkem meeldib? Cosa? Io parlo in estone. Io parlo in italiano. Ta ütles, et ta on lahe. Kõik on äge, kõik. Oleme koos. Tuli kommentaare nüüd. See esinemine oli lihtsalt vapustav. Olid lihtsalt nii super, et mul ei ole isegi sõnu. Aga ühteks üks see kõneleks. Mul juhtus vägeva ühe silmaga teie proovi. Ütlemegi, et see, mis toimus seal ja see, mis toimus siin, see on lihtsalt, mul ei ole lihtsalt sõnu. Te olete lihtsalt super. Banaanküpsi. Väga naljakas on. Ma olen üliõnnelik, et meil on nii kohutult head parodeerijad, kes teevad nii head nalja. Ja te olete taaskord üks sellest triost, kes sobib suurepäraselt kokku. Aitäh teile! Ja ei saa mainimata jätta ka seda, et te olete üks sellest triost, kes oskab kõige paremini kohtunik ära osta. See tuleb ühest tükist sajaliselt, no mida? Ma nüüd saabis või raamat? Jätke osa kuulge, aga sellel laulul oli ju samasugune video ka, oli ju? Jah, on ju. Vanem seltskond teab minuealised, jah? Ma pean Andrusega nõustuma, jällegi vaatad ja mõtled, kust kohast tulevad nii head näitlejad. Aga lahakas ootavad. Moskvast 10 tükki pakis. Kusjuures te tuletasite mulle meelde, kuidas ma väikse tädalikuna käisin ise Kunstitrio kontserdil näppu viskamas. See on lihtsalt selline nostalgia praegu. Jah, umbes niimoodi see käis. Väga vähe. Ja teeme nii, et selle äraostmise koha pealt me pigistame kõik silmad kinni. Kõik on väga hästi. Jah, ütleks, et banaan on vist täna siin teema. Aitäh! Aga tõetruu oli see kõik vana hea klassika. Kuldne Trio on vahetanud oma liikmeid nii ja naa. Üks liige on olnud see kogu aeg selline, kes käib niimoodi ja on keegi teine jälle uus ja uus ja uus. Ma ei tea, kes see oli, kes siis oli, kui seda Sepo ei olnud, see oli liiga vana. Sepo oli ka hea. Ühesõnaga väga tublid ja see, mis toimus seal laua taga ja see kõik, see oli super, näiteks ka banaani viskamine, kuigi mulle toiduloomine ja meeldega, see oli efektne, nii et siinkohal anname andeks. Et väga tõetruu ja väga huvitav, aitäh!
kuna see oli siis meie viimane võistlusnumber, siis peavad minema kohtunikud tähtsat otsust tegema. Aga et teid sellele igaveseks tulevad lavale Kalli ja Kati ja nad esitlevad teile laulu Hallo kosmos, Hallo maa.